Head alanud 2016. aastat kõigile arhitektuurisõpradele. Alustame selle aasta esimese saatega Majad ajas ja pühendame selle Eesti Arhitektuurimuuseumile, kellel on 25. sünnipäev käsil. Ja räägime ka Arhitektuurimuuseumi püsiekspositsiooni kataloogist, mis on nüüd kõigile huvilistele saadaval. Kas kataloogid peavad olema ühel näitusel? No, peaks ikka olema, et näitus on ikkagi, isegi kui ta on püsinäitus ja ta on tehtud perspektiiviga, et ta nüüd siin ikka paar aastat on. Et siis kataloog on see, mille inimene saab koju võtta ja ka tegijatele endale jääb see ju alles sellise püsivama väärtusega, et tihtipeale eriti just kuna me teeme selliseid uurimuslikke näitusi, et siis jääb mingi jälg maha. Et näitused, meil on ka näituste arhiiv, mida me aeg-ajalt koristame ja seal on 10 näituseid, mis lõpuks ikkagi leiavad oma tee konteinerisse, aga raamat jääb ju riiulisse alles. Raamatu ilmumine kindlasti täiendab seda ekspositsiooni ja kui tuua esile nüüd see peamine erinevus, mis on näituse ja raamatu vahel, siis on see, et kui meil näitusel on väga suures ja keskses rollis maketid, siis trükkise puhul me otsustasime mitte teha maketikataloogi, vaid kujutada ja rääkida nendest hoonetest, millest enamik on ikkagi valmis ehitatud. Sellepärast on seal fotod reaalsetest hoonetest päris linnaruumis. Aga kas siia on võimalik, et tuleb mõni makett juurde või mõni objekt juurde? No, kindlasti. Meil tegelikult see näitus on olnud selline vaikselt podisev katel, mis täieneb sisuliselt iga kuuga. Praeguseks on ta saavutanud nii-öelda oma küpsuse, aga meil on endiselt plaanis teha mitmeid täiendusi. Kuna muuseumi kogudes on oluliselt rohkem materjali, kui me siia näitussaali välja saame panna, ka makette, siis on tulevikus võimalik see, et me saame konkreetseid objekte välja vahetada. Mida selline näituse kataloog võiks anda inimesele, kes huvitub natuke rohkem arhitektuurist kui päris tavaline linnakodanik? Tal on igal juhul selline nagu näitusele sellele kataloogile, et tal on selline pedagoogiline mõõde mõnes mõttes, et kohaliku publiku jaoks, et kes tahab sellist esmatutvust teha ja need majad kõik on ju tuttavad, aga näiteks nooremad inimesed võib-olla ei tea, et mis on majade algne funktsioon olnud, et kuidas on endisest kommunistliku partei peakorterist tänaseks saanud välisministeerium või majad jäävad alles, aga funktsioonid või nimetused muutuvad. Ja teiselt poolt siis väliskülalistele kindlasti, et kuna ta on täis tõlkes, kakskeelne ja teine keel on inglise keel, et siis võib öelda, et praegu kui arhitektuuriraamatuid vaadata raamatupoes riiulis, mida tegelikult need riiulid ei ole üldse, meil on üsna kesised või selles mõttes, et tegelikult võiks ju ilmuda väga palju rohkem. Aga et sellist lihtsalt ja kuna see raamatu formaat on ka selline käepärane, suhteliselt väike, et siis sellega turist saab endale kohvrisse ikkagi ära pakkida ja koju minna ja uurida seda ja siis võib-olla järgmine kord tagasi tulla. Ma olin tõesti vapustatud sellest, et milliseid fotosi Mait suutis arhiividest välja kaevata, et nagu ta mainis, et mida ei ole varem avaldatud Eesti arhitektuuriraamatutest või on väga vähe avaldatud. Ja ma eraldi tooksin esile ka kujundajate Koit Randme ja Britt Pavelsoni tööd, et nad tekitasid selle väikse raamatuga sellise tunde, et see on, et ta ei ole lihtsalt raamat kahemõõtmelistel lehekülgedele, vaid ongi, nad kuidagi suutsid need pildid ja teksti paigutada selliselt, et see raamat ise mõjub hästi ruumilisena. Et kui sa need lehekülgi pöörad, et siis sa vaatad sisse peaaegu et 3-mõõtmelisse ruumi. Ja mustvalgid ja värvilisi pilte uuemaid ja vanu omavahel kombineerides, et see on üsna dünaamiline ja selline särtsakas sissevaade Eesti arhitektuuri. Ma arvan, et sellise ja niisuguse ülevaatliku teosena
et selles formaadis nii oma suuruse kui tekstilise ja visuaalse lähenemise mõttes, et sellist raamatut meil siiani Eestis ei olnud ja selles mõttes see oli ka puhtalt praktiline vastus, et nii see näitus kui see trükis, et meil aeg-ajalt ikka tulevad inimesed uksest sisse ja annavad oma pilkude või siis otseselt kõnega märku, et tahaks küsida, et mis asi see Eesti arhitektuur on. Ja nüüd on meil see hea võimalus, et me saame näidata kas näitust või siis panna selle kataloogi neile näppu, et siit saab esimese ülevaate, mis asi on Eesti arhitektuur. Arhitektuurimuuseumi sünnipäevapidu peeti sel reedel ja toome teienigi killukesi seal toimunust koos meenutustega algusaastatest ning heidame pilguga lähitulevikku. See mõte tegelikult on väga kaua ju Eesti arhitektide hulgas olnud, et võiks oma maja olla ja võiks jäädvustada seda loomingut. On toimunud isegi arhitektuurikonkurss, see, kus on praegu Telegraafi hotell, seal on tühi koht Apteegi tänaval, sinna oli mõeldud arhitektuurikeskus või arhitektide liidu või arhitektide maja. Aga siis, kui jätkus Eesti iseseisva arhitektide liidu tegevus, vahepeal oli Eesti arhitektiliit, Nõukogude Liidu arhitektiliidu üks sektsioon, osakond, aga siis taas asutati see Eesti arhitektide liit ja ühe esimese asjana saigi arutatud, kuidas moodi seda muuseumi ideed ellu viia. Talletati küll, oli ju meil riiklik kultuurimälestiste projekteerimise instituut, mis on ju tegelikult veider termin. Kultuurimälestisi ei saa projekteerida, nad kas tekivad või ei teki. Aga niisugune instituut oli ja seal oli Löövensede torn nende käsutuses, kuhu siis korjati kättesaadavat materjali Eesti arhitektide loomingust ja Liivi Künnapuu tegi seal tänuväärset tööd, ta oli seal osakonnas töötaja. Aga oli kaks teed, kas seda arendada edasi, seda kultuurimälestiste projekteerimist või luua institutsioon. Mina olin kunagi töötanud Kultuuriministeeriumis ja näinud seda elu pealt, seda muuseumide funktsioneerimist ja olin raudselt selle poolt, et tuleb luua institutsioon. Tuleb luua üks organisatsioon, rahad, ruumid, värgid, need tulevad sinna juurde. Kui me võtame selle kultuurimälestiste instituudi, nad võivad väga tublit tööd teha ja kõik, aga see on üks osakene ainult sellest tegevusest, see säilitamine. Nendel on muu funktsioon, nad peavad projekteerima. Ja suurte vaidluste ja isegi niisuguste väikeste isiklike vastuolude taustal siis kulmineerus see asi siis asutamise dokumentidega. Ja õnneks oli Karin Hallas, minu kunagine kolleeg Kultuuriministeeriumist, nõus selle raske koorma vedamisega. Ruumid olid Kooli tänaval, üks amortseerunud elamiskõlbmatu korter anti ja siis tegi peaminister Vähi ühe väga elegantse sammu, oli riiklik aktsiaselts, kes tahtis siia kaubamaja ja restorani teha ja peaminister Vähi surus nendel kätte, ütles aitäh, tegite ilusa maja, me anname selle nüüd kunsti ja kultuuri teenistusse. Oli palju pahandust ja sekendamist, aga kultuuriminister tol ajal Allik ja Promet, kes töötas seal ka Kultuuriministeeriumis, nad võtsid ikka asja käsile ja tehtigi see arhitektuuri- ja kunstikeskus, kus oli kunstimuuseum siin sellel korrusel ja arhitektuurimuuseum teisel korrusel. Ja mõne aja pärast siis, kui juba Kumu hakkas ilmet võtma, siis jäi kogu see maja arhitektuuri muuseumi kätte ja nad on väga tublilt töötanud, talitanud, on korjanud projekte, isiklikke arhiive kokku siia, trükised, kontserdid, näitusi üle 300. Asi on läinud noortepärasemaks, viimasel ajal on palju ka moodsat värki tulnud, aga põhifunktsioon on säilinud ja praegune ekspositsioon näitab läbilõiget Eesti arhitektuurist, mis on väga huvitav ja esinduslik. Naised on alati see edasiviiv jõud ja seda võib öelda ka Eesti arhitektuurimuuseumi kohta, kus selle alguses olid ikkagi naised need, kes tegusid. Eks loodus kohustab, naised peavad ikka asju tegevad, et nii ta oli, et muidugi arhitektuurimuuseumi loomise juures oli
see loomise lugu on esiteks väga pikk ja teiseks neid inimesi, kes nagu ühes või teises etapis olid olulised selle muuseumi loomise juures, et neid oli muidugi palju rohkem ja nende hulgas oli ka mehi, peab ütlema, et aga kogu seda lugu jutustada, see läheks nagu liiga pikaks, aga ma arvan, et see põhiasi, mis oli, on see esiteks, me olime väga noored, väga idealistlikud. Kui mul praegu keegi teeks ettepaneku uus muuseum asutada, ma keelduks kohe. Ehk siis, aga siis oli see võimalik ja siis oli selline tore aeg, kus olid nagu mõtted olid liikvel, kõik tundus olema võimalik, et ka Eestis on võimalik luua sellist euroopalikku muuseumi. Me tegime täiesti nagu tühjale kohale nullist selle muuseumi, ilma igasuguse nõukogu taagata, mis paljudel teistel muuseumidel tükk aega jäi nagu, neil oli probleem, mis teha, kuidas teha raamatukogudel, mida teha nõukogudeaegse kirjandusega. Me alustasime täiesti värskelt kohalt ja see oli meie väga suur eelis. Ja ka selles mõttes, et puudus nagu selline, et me peame kuskile väga raami minema. Ma mäletan, minister Paul-Erik Rummo, meie asutajaminister oli Leppo Sumera. Tema kirjutas 1. jaanuaril meie käskirja, loomise käskirja. Kultuuriministeerium töötas siis ka 1. jaanuaril, ei olnud mingid riigipühüsid, et aeg selline. Ja Paul-Erik Rummo, kes oli järgmistest ministrit, ütles kuidagi, et see on viimane muuseum, mis Eestis asutatakse, Eesti vaatab tulevikku, Eesti ehitab uut Eestist üles, meil ei ole muuseumi vaja. Aga nüüd me näeme, kuidas muuseumi-kultuur selle ajaga on nii palju ennast tõestanud. Meil on nüüd Kumu, Euroopalik muuseum Kumu, meil on Euroopalik lennusadam ja inimesed on hakanud aru saama, kui tähtis roll tegelikult tänapäeva vaimuelus on muuseumidel. Nad on mitmekülgsed, nad on arenevad mitmes suunas ja see on see, mis me üritasime ja tegelikult hea, et teinekord mõni hullumeelsus saabki teoks tehtud. Siin muuseumis ma tahtsin kohe hakata ikkagi tublisid kolleege keetma, sellepärast, et sellest ühiste jõududega on tegelikult muuseumi imago ettekujutus muuseumist tohutult palju arenenud. Siin muuseumis mul on raske öelda, sellepärast, et kui läksin mina ära, ma olin siin väga, väga kaua aega. 20 aastat annab võimaluse teha väga palju asju, 3 aastat ei anna veel õieti midagi teha, ehk siis, et näidata veel mida. Ma olen märganud, et siin nagu need ideed, mida meie tegime, isegi näituste kujul, nagu tulevad nagu recycling-süsteemis uuesti tegemisele. Eesti puitarhitektuur oli 2, Eesti mõisaarhitektuur 2. Ehk siis, et need asjad nagu kuidagi korduvad uue ringi peal, uute tegijatega, uuele publikule, kes ei mäleta neid näitusi, mida meie tegime 10 aastat tagasi. Nad ei saa seda mäletada. Ehk siis, et ma arvan, et see muuseumi kõige tähtsam oskus ongi leida endale kogu aeg niisugust nagu uut publikut, rääkida nendega. Et me arvame küll, et kui me teeme midagi 10 aastat tagasi, kõik mäletavad, mellu jäävad ainult väga, et me peame kogu aeg uuesti ja uuesti, igal aastal tulevad tudengid uuesti õppima, igal aastal nad tahavad uuesti seda lugu kuulata, tahavad näha neid asju, tahavad vaadata neid projekte. Ja see ongi muuseumi niisugune tegelikult kõige vähem välja paistav, aga kõige olulisem töö, ma arvan. Teie olete üks nendest, kes on siin päris alguses töötanud, kui pikalt? Kui ma isegi ma ei mäleta, ütlen ausalt, ütleme niimoodi, et palgal olnud umbes aasta, aga meil oli enne nagu paar aastat oli see intensiivne ideestamisperiood. Meie olime Karin Hallasega toona ehituse teadusliku uurimise instituudi aspirandid ja võib-olla natuke meie kandidaadi väitekirjade valmimine ka kannatas selle all, et me tegelesime nii palju selle muuseumi ideega. Ja Krista Kodes oli 3., et me toona moodustasime niisuguse sõbraliku kolmiku, kes kirjutas palju ja tahtis nagu seista hea Eesti arhitektuuri eest. See on õnneks läinud ja arhitektuurimuuseum on pidamas oma 25. sünnipäeva juubelit. Tegelikult ühe muuseumi eesmärk on säilitada, talletada, aga seal kõrval on ka päris palju muud, ka hariduslikku. Muidugi, et ütleme niimoodi, et tänapäeva muuseumis see talletamise osa jääb kõrvale, sest me elame niisuguses simulaakrumite maailmas ja arhitektuur lihtsalt ühe valdkonnana püüab muuseumi kaudu ka oma kohta ühiskonnas tugevdada, oma positsioone tugevdada, mis on paratamatu, millest mul on mõnes mõttes kahju, et nii palju jõudu ja energiat peab niisugusele võitlusele kultuuriväljal kulutama, sest tegelikult see, et igavesti säiliksid Eesti esimeste, aga kuni tänapäevani välja, arhitektide originaaljoonised, et arhitektuuri ajalugu saaks talletatud,
sest ainult simulaakrumitega me ju nii-öelda välja ei vea, et me vajame ka tegelikke fakte ja nende arhitektuuri ajalooliste faktide, milleks on projektid, joonised, fotod, lindistused, kõik see dokumentatsioon, et kõik see peab olema kindlalt igavesti ja hästi säilitatud, mistõttu see muuseumide nii-öelda telgitagune fonditöö, millest vähe räägitakse, aga mis on kohutavalt tähtis, et see peab igavesti jääma püsima. Siin töötab ainult 13 inimest, sain mina teada, pooled neist teadustöötajad, pooled mitte, aga nad on väga head tööd suutnud teha nii väikese seltskonnaga. See on tõsi, et arhitektuurimuuseum on olnud esil, ta on olnud väga hea oma näituste kataloogide koostamisel, tal on olnud väga head rahvusvahelised koostööpartnerid, sest see on päris esinduslik plejaad rahvusvahelist arhitektuuri, mida arhitektuurimuuseum on toonud siia. Ma ütleks selle kohta, et jätkuks meil heal tasemel ehitajaid ja arendajaid, kes tunneksid huvi, käiksid nendel näitustel ja oskaksid sellest õppida, et teha Eestimaad paremaks ja ilusamaks. Arhitektuurimuuseum on kõikidele Eestis oma maja ehitamist plaanivatele inimestele siin abikäe ulatanud, haavaku ainult kinni. No muuseumide põhieesmärgid võib jagada 3. Eelkõige kogumine, siis oma valdkonna kohta materjalide kogumine, nende säilitamine, hoidmine, nende läbitöötamine ja siis eksponeerimine. Ehk näituse tegevus on alati väga oluline. Ja mis on uuemal ajal ka muuseumide väga oluliseks teemavaldkonnaks saanud, on muuseumi haridustegevus, töö väga erineva vanusegruppidega inimestega just sellise koolituse, hariduse arendamise aspektist. Muuseum ise korraldab väga edukalt lastelaagreid, mis on olnud traditsiooniliselt väga populaarsed. Samuti on igapäevased muuseumitunnid koolidele, erinevate vanuseastmetele. Ja mis on ka üks väga tore asi, mis meie majas tegutseb, ta ei ole otseselt muuseumi allüksus, vaid eraldiseisev organisatsioon on siis arhitektuurikool, kus õpetavad päris arhitektid, 4 väga kena arhitekti, kes õpetavad siis eri vanuse rühmadele, lastele sellise huvikooli formaadis arhitektuuri, ruumikujundust, ruumiga ümberkäimist ja käelist tegevust eelkõige siis selliste objektide loomise vormis. Üks osa teie tööst on ka raamatute publikatsioonide väljaandmine ja me käisime korra kaasas kui Rotermanni kvartali töövihikad. See oli üks niisugune tore asi ja see on ka tegelikult suunatud rohkem lastele, kuigi keegi ei keela ka täiskasvanul seda kätte võtmast. Absoluutselt. Rotermanni kvartali töövihik ja linnaruumi õppetöövihik on tema ametlik nimetus, on unikaalne haridusprogramm, mis on siis välja töötatud meie muuseumi pedagoogi poolt. See oli tema magistritöö, kui täpsemalt öelda. Ja see on tõepoolest siis võimalus juhendaja käevangus minna muuseumi vahetus naabruses asuvasse Rotermanni kvartalisse ja õppida linnaruumi lugema, nägema seal asju, millele me igapäevaselt võib-olla tähelepanu ei pööra, aga mis samas kvaliteetse, hea, inimsõbraliku linnaruumi aspektist on väga olulised, et need seal olemas oleks. Ja muuseumil on tõepoolest väga hea asukoht siin otse kesklinnas mere ja kesklinna vahepeal ja meie hea naaber Rotermanni kvartal, mis on aasta-aastalt aina areneb hoogsamas tempos, on tõepoolest silmapaistev just selle poolest, et seal on arendajad pööranud tähelepanu ka väikestele detailidele, linnaruumile, keskkonnale, disainile. Et selles mõttes on see hea koht, kus õppida kvaliteetset linnaruumi tunna. Muuseumil, nagu ükskõik millisel muuseumil, peavad olema suured hoidlad, varud, teil on pööraselt palju põnevaid asju, aga te ju neid ka näitate, ehk näituse tegevus on ka üks tähtis osa teil.
Absoluutselt. Arhitektuurimuuseumi üks eripärasid võib-olla teiste selliste valdkonna muuseumidega, nagu me oleme tegelikult ühele valdkonnale pühendatud muuseum, üks eripärasid on see, et tänu meie suurepärasele hoonele, kus on suurepärased uhked näitusesaalid, on meie näituse tegevus väga aktiivne. Ja arhitektuurimuuseum sai nüüd 25-aastaseks, aga täpselt 20 aastat tagasi, siis aastal 1996 koliti siia Rotermanni Soolalattu värskelt renoveeritud hoonesse ja selle hoone kõik 4 korrust on siis rakendatud näituse tegevuse teenistusse. Me ei tee ainult arhitektuurinäitusi, vaid ka kunsti, disaini, sisearhitektuuriga seotud ekspositsioone, korraldame kontserte, loengusarju, mida iganes, mida üks kaasaegne muuseum kui kultuuriasutus peab tegema. Ja mis on ka meie näituse tegevuse puhul alati oleme oluliseks pidanud, on rahvusvaheline mõõde, ehk oma võimaluste piires siis välismaa näituste toomine Eesti publiku ette. Mis see aasta ehk 2016. aasta muuseumile toob? 2016. aasta toob loomulikult palju põnevaid näitusi, kui alustada näituste teemadel. Nüüd kohe sama kuu lõpus, jaanuari lõpus avame Vilen Künnapuu, ühe kõige sellise kirglikuma kunstniku hingega Eesti arhitekti personaalnäituse pealkirjaga Kunst, revolutsioon, arhitektuur. Ja see näitus siis kajastab Vilen Künnapuu loomingut kogu tema ampluaa rikkuses ehk nii erinevaid kunstiformaate, skulptuure, arhitektoone ja loomulikult siis ka tema arhitektuuri. Kevadel maikuus on plaanis üks erakordselt põnev ja intrigeeriv näitus, mille formaadiks on ruumi installatsioon. Selle autorid on Salto arhitektid koos skulptor Neeme Külmaga ja teemaks on üks väga põnev projekt või isegi üks maja, mis kunagi Londonis õhku lasti, mis tükkidena Eestisse toodi ja mis nüüd ootab oma saatust konteinerites. Meie suur suvenäitus on pühendatud meie enda kogudele. Et see on seesama teema, et muuseum on eelkõige koguv ja säilitav asutus ja me toome välja tõepoolest siis paremiku oma nendes nii-öelda varakambrites ja keldrites, sest tõepoolest meie kogud asuvadki selle sama maja ja võlvkeldrites muuhulgas. Nendes kogudes siis säilitatava projektmaterjalide paremiku. Selle näituse teemaks või selliseks selgrooks on idee arhitektuuri joonise arengust läbi 20. sajandi kuni siis kõige kaasaegsema ajani välja ja kuidas arhitekti tööriistade muutumine on mõjutanud ka tegelikult arhitektuuri joonise väljanägemist ja seda töö metodoloogiat või meetodit. Hästi palju töid ja tegemisi on Eesti Arhitektuurimuuseumil. Kui palju on inimesi, kes kõige sellega hakkama saavad? No ma olen alati mõelnud, et Arhitektuurimuuseum on väike aga tubli, ehk meil töötab 13 inimest hetkel ja sellist teaduslikku kaadrit või sisutöötajaid on nendest pool. Seetõttu on eriti tähtis ka koostöö teiste asutuste ja institutsioonidega, kes siis ka meie saalis näitusi kureerivad ja oma loomingut eksponeerivad ja Eesti väiksust ja sellise Artuuri maastiku väiksust arvestades on see elementaarne ja ainuvõimalik viis tegutsemiseks tegelikult. Et see siinkohal tuleks siis mainida kindlasti Eesti Kunstiakadeemiat, kust on hariduse saanud ka enamik meie sellest napist kaadrist, siis Kunstiteaduse instituudist ja samuti siis arhitektide loomeliitu, sisearhitektide loomeliitu ja Artuuri keskust, kellega me kõik oleme nii möödunud aastal kui ka käesoleval aastal koostööd jätkamas. Eelmise saate peategelane oli koda ja tahtsime teada, mis on koja seinad teinud nõnda omapäraseks. Õige vastus oli kasutatud purjeriie ja nüüd saame teada, kes võidab raamatu 100 maja. Ja raamatu võidab
Arvo Kuiv Jõgi. nii, aga ka selles saates on küsimus ja kuidas selle saate küsimus kõlab? Küsimus on see, mis aastal kolis Eesti Arhitektuurimuuseum Rotermanni soolalattu? Küsimus on teada ja 1,5 nädala jooksul andke meile teada, mis teie arvate, mis aasta see oli. Selline oli aastal 2016 esimene Majatajas saade. Veidi piduhõnguline, aga sellega saavad ka tegelikult suured peod läbi ja järgmine Majatajas on teie ees 31. jaanuaril kell 7. Seniks kõike kaunist!